Kui teil on samuti puud teinud uued kasvud, mis on võra keskosa poole ja juba praegu näete, et siin on kasvud, mis teevad selle puu liiga tihedaks, siis need võib tervenisti täies pikkuses praegu juba välja võtta. Siis lihtsalt puu praegu ei kasuta oma ressursse nende okste kasvatamiseks, vaid lasta parem kasvatab neid oksi, mis on järgmine aasta meile loodetavasti ka juba vilja kandvad oksad. Tere taas tulemast Hortonomi aiapäeviku lehele. See on seesama aprikoosipuu Tiina, kes sai eelmine aasta tugeva tagasilõikuse ikka selleks, et enne kandeika jõudmist oleks tema võra kujundatud avatuks ja natuke selliseks nagu vaasikujuliseks. Neid meetodeid tegelikult, kuidas aprikoosi puu võra kujundada, on mitmeid, aga selle puu najal siis või näitel on mul siis võimalik näidata, kuidas seda teha selliselt, nagu mulle meeldib teha ja nagu ma ühe vanema aprikoosipuu pealt olen õppinud, kes on ka tegelikult väga tubli saagikandja. Tiina oli siis eelmine aasta 2 aastat kasvukohal. Mul on ka video sellest, hästi pikk video, kuidas ma selle tugeva tagasilõikuse tegin. Põhjus oli nimelt ka selles, et kuna ta müügiplatsil oli jäänud natuke unarusse ja tal oli põuakahjustus, siis ta reageeris sellele selliselt, et ta kohe ohtralt kasvatas uusi oksi juurde ja ta oli lihtsalt põõsas, mitte puu. Aga koduaeda me tahame ikkagi neid vilju saada, et miks me muidu endale selliseid toredaid viljapuid nagu aprikoos istutame, nii et toetame ka siis seda puud lõikamisega. Kuna eelmine aasta tegime tugeva tagasilõikuse, siis loomulikult nüüd järgneval suvel reageerib ta jällegi täiesti ootuspäraselt, et teeb igasuguseid uusi kasve juurde. Ja nüüd juba praegu juuni alguses ma saan sellise esimese kohendamise ära teha, kuna ma näen, et siin on mitmeid kasve, mida ma kindlasti siia ei jätaks, kuna nad on suunaga väga püstised ja nad on suunaga võra keskosa poole. Aga meie tahame teha hoopis sellist avatud võraga ja suht sellist hõredat puud. Et siis selleks, et kui ta nüüd lõpuks viljub, siis need viljad saaksid absoluutselt palju õhku, valgust ja ruumi kasvada. Nii et kohe siit keskelt ma näen, et ta on teinud pikad kasvud ja praegu juuni algus ma arvan, et on täiesti okei need juba ära lõigata ja ma arvan, et ma teise korra selle suve jooksul siis kuskil septembris vaatan ta uuesti üle. Nii. Kuna need noored kasvud, need on täitsa noored kasvud, nende tipud on veel sellised punakad, on siis võra sisse poole, siis ma lõikan need ära ja siin on neid mitu tükki. Ma mõtlesin tükk aega, et kas ma võtan nad käega ära, kas ma proovin, ma kardan koort lahti tõmmata, aga see näiteks oli veel nii rohtne, et ma sain ta ilusti kätte ja kui sellised rohtsed kasvud võtta ära käega murda, mitte lõigata, siis tegelikult see haav siin, väike haavakene paraneb veelgi paremini ära. Aga siin on ka need 2 tükki, et siin on näha ka, mis on juhtunud, et eelmine aasta on olnud siin kuivanud oks. Ja puu on tegelikult reageerinud täiesti, lehed ääres te näete, täiesti ootuspäraselt. Et kui tal siit on olnud ebaõnnestumine, et kasvada, siis ta hoopiski reageerib nii, et kasvatab 2 kasvu asemele. Aga meile see antud hetkel ei sobi meie plaanidega. Ja kuna ma kardan seda koort vigastada, siis ma need lõikan ära kääridega. Kuigi ma tunnen, et nad on nii rohtsed, et oleks võinud sõrmedega ka võtta. Aga see tagab meile selle, et see keskosa jääb siis puhtaks. Ja siin samas on veel natukene kõrgemal ka on näha, et siin on üks oks jäänud, mis mulle väga meeldis, kuna ta on hästi mõnusa nurga all ja ta on võra keskosast välja poole, siis siit kõrvalt on ta nüüd ajanud sel kevadel järgmise oksa ja selle ma võtan ka ära. Mulle natukene meeldib selle oksa suund ja mulle meeldib see, mis nurga all ta on. Nii et ma arvan, et pikas perspektiivis võib sellest oksast väga hea kasulik oks meile tekkida. Nii et ma jätan tema praegu alles, ma vaatan suve jooksul uuesti, aga siis sügisel, enne kui puu läheb talvituma, siis siit punga pealt, kus suunas ma tahan, et edasi kasvab, siis ma lõikan ta ära, aga praegu ma ta veel jätan. Ja siin ma näen, et siin on lihtsalt on vist tuulega läinud oks katki. Nii, ja siit samamoodi. Siit ma olen ära lõiganud
mingisuguse suurema oksa, ilmselt kas ta oli äkki liiga püstine. Ja siit samast kõrvalt on siis puu kohe ajanud järgmise oksa. Kuna ta on õiges suunas, sellises suunas, nagu mulle meeldib, tal on küll natukene kattuvus selle alumise oksaga, aga kuna see alumine oks algab väga madalalt, siis võib-olla hiljem ma tahan selle oksa tervena välja võtta, et mul oleks seda aeda mõnusam hooldada, siis ma praegu jätan ka selle kasvu alles ja vaatan siis sügisel, kuidas see mulle meeldib. Ja siin samamoodi jällegi näha, et siit olen kärpinud oksa, mis on puitunud ja nüüd on ta ilusti 3 oksa juurde teinud ja nad on sellises õiges konditsioonis, täpselt nii, nagu mulle meeldib ja ilusti kõik eri suundades, nii et ka siit ilmselt sügisel, ma praegu ei hakka lõikama, sügisel ma tunnen ennast kindlamalt, siis ma lõikan siit punga pealt, näiteks sellest kohast. Ja järgmine aasta tulevad siia õied ja siia tulevad viljad. Et see aasta ka tegelikult, olenemata sellest tohutust kärpimisest, Tiinal olid mõned õied küll, aga ühtegi vilja ma siin praegu ei näe. Aga see on ka okei, et kuna ma olen endaga sellise vaikiva kokkuleppe teinud, et ma pigem lõikan teda praegu noorena, kujundan selle põhivõra selliselt, et teda hiljem oleks hea hooldada, et ma saaksin maksimaalselt need viljad siit kätte, siis see on täiesti okei, kui see saak jääb järgmisesse aastasse, mis siis oleks 4. aasta tema kasvu kohal. Nii et ma loodan, et sa aitasid natukene mõtteid. Kui teil on samuti puud teinud uued kasvud, mis on võra keskuse poole ja juba praegu näete, et siin on kasvud, mis teevad selle puu liiga tihedaks, siis need võib tervenisti täies pikkuses praegu juba välja võtta. Siis lihtsalt puu praegu ei kasuta oma ressursse nende okste kasvatamiseks, vaid las ta parem kasvatab neid oksi, mis on järgmine aasta meile loodetavasti ka juba vilja kandvad oksad.